kuule see paus oli täitsa tore see korra vaata, et nagu... Ma ei tea, aeg läks nii kiiresti, et mina ei pannud otseselt tähele, et mingi pausi oleks. No mõtleme, läks eelmine nädal juba salvestama, vaata, mäletad teisipäevad. Ja. Korra sai. No nii, Salajutud podcast, mis on 17, jah. 17 hooaeg. Me oleme ikka working machines, me oleme ka torihobused. Ei, me saame 2 nädalat puhata, mis on nüüd virised. Ma mõtlengi, et ikkagi pikka aega tehtud. Jah. Aga ma ei tea, eks lähme tõusude mõõnade juurde tõesti, sponsorid, uusi sponsorid on vanad ja uued ja kõik erinevad. Vanad uued ja loodame, et kõik on rahul olevad. Erinevad sellest kuradi bubble tea'st. Ma olen nii ketas ikka veel, kui ma mõtlen selle. Aga räägi, mis bubble tea draamaga ära või? Jah, no ütleme nii, et tegelikult vaata, mina ise nendega alguses öelnud, meil assistent nendega suhtles, aga ma sain aru, et kui arve maksimise aeg oli käes, siis nemad ütlesid, et sama mõttekas oleks see bänner olnud panna neile kontorisse. Sama reklaam oleks olnud. Jah, et nad ei saanud mitte midagi. Ja minu jaoks on nagu see, et tegelikult ma tean, et kõik küsis ka, et kas nad olid alles arve maksimise ajal virisid. Nad tegelikult siis, kui meil esimese episoodiga oli mega rahul, teise episoodiga vist, ma ei tea, kas meil on seda bännerit üleval alguses, et me ju vahetame neid bännerid, kui hästi palju sponsorid on ja kõik saadab bänneri. Aga siis nad saatsid mingi juhised, me tegime kõik selle järgi, me rääkisime väga palju sellest bubble tea'st, Malju luristas neid palle päris mitu episood, on ju. Ja nad saavad praegu ikka veel reklaami. Nad said minu Instagramis reklaami. Ja nagu virisesid, siis kui arve oligi, et siis kui lõpuks oli see arve 32 päeva üle läinud, siis nad hakkasid virisema. Kuuled ikkagi, me ei olnud rahul ja mingi, et okei, aga reklaam on tehtud, vahet ei ole, et ei ole rahul, et me ju ei saa lubada, et teie mingi ladu tühjaks ostetakse, meie saame pakkuda nähtavust meie podcastis, mida siis vaatavad ja kuulavad paljud inimesed, et kuidagi lihtsalt nagu nõme maik jäi suhu ja see, kuidas ta seal ülbitses need sõnumid, mis sa panid story'sse ka, see ei olnud see, kuidas ta meiega rääkis, ta rääkis Mariannega, Marianne on väga armas ja tore, täiega kogu aeg möllab, et te ei paku meile mitte ühtegi lahendust ka, tegime selle Instagrami postituse, see läks veel Facebooki, et muudkui promosime neid ekstra, ikka jäänud rahul, et ma ei tea, ma ütlesingi, et mis te tahtsid, et me istuks sisse need endale, need bubble tea teed, et siis on eriti meelde jääb kõigile või no kuidas te tahate, et me teeksime? No jah, ütleme nii, et ma olin tol päeval juba niigi low-key kettas, et ma nagu kuidagi eriti keesin üle, et kuidas sa saad öelda, et me ei saanud mitte midagi. Vaata, esimene päev ma mingi paari feedbacki jagasin, teisel päeval enam ei viitsinud, aga mulle kirjutasid nii paljud inimesed, et nad läksid, et umbes ma isegi siukseid jooke, aga spetsiaalselt läksin poodi ostma, proovisin, ostsin ka, üks ütles, et ma sõitsin Soomest Eestisse, sest kuradi luristasid nii palju, et ma tahtsin teada, mis maitsega see on. Aga no lõpuks jõudsime kõik konsensuseni, keegi seda ei osta enam. Jah, edu teile siis. Ja muuseas, mina ütlen endas, et mulle maitsesid nad tegelikult, aga käsi ei tõuse enam ostma. Ei no reaalselt, kui sa nii nõme oled, et kahju. Aga kas see oli siis natuke mõõn, aga see vist ei olnud kõige suurem mõõn või oli või niisugune? Ei, see ei olnud oi, mul on nii palju mõõnasid. Oota, 2 nädalat pausi mu elu on läinud üks suur mõõn. Ütleme, et meil käis kodus see, mis on see mingi mitte loomakaitse, aga nagu veterinaar või mingi veterinaari toiduamet käisid kontrollimas meie loomade tingimusi, sest nad olid saanud nii palju kaebusi, käisid ära, meil oli niimoodi, see oli vist 1 päev enne seda, kui see nagu aedik valmis sai, aga no ta nagu ma ei saanudki nagu täpselt aru, miks nad tulid, sest et nad olid mulle ka enne kirjutanud ja ma nagu ütlesin, et me nagu ehitame seda, et mul ei ole mõtet neid jäneseid iga päev kokku korjata, kui nad saavad sealt välja, et jah, me teeme seda ja kohe, kui see valmis saab, nad olid okei, saatke pilt, kui see on valmis. Ma ei jõudnud seda nii ruttu valmis, võib-olla nad mõtlesid, et ma ei tea, võib-olla nad mõtlesid, et ma ehitan mingi meetri korda meeter mingit kasti või midagi, et nad peaks juba valmis olema, aga see literally pool meie aeda. Aga ma ei tea, tulid kohale, tädi astus kogemata Miilale peale. Hull kaitse tõesti, kohe looma piinamine. Ja ei, nad ütlesid, et kõik on nagu fine, on ju. Ja siis me aias toimetsime, et nii ilusad ilmad on olnud praegu, need on kehvaks hakanud kiskuma. Ja siis umbes kell 9 Märten läheb prügi ära viima ja läheb väravast välja, Miila läks temaga kaasa. Ja siis ilmub kuskil bussist out of nowhere valla töötaja, et miks te koer väljas on? Märten mingi ta tuli minuga koos. Ei, teil on kogu aeg loomad väljas, me hakkame teile sunnirahasid tegema, kui te ei lõpeta. Siis Märten oli mingi,
okei, nagu mingi kell 9 õhtul, mis see seisab mu aia taga ja ootad. Ma ei tea, see oli kuidagi nii kahtlane. Võib-olla ta oligi spioon ootas, et mingi jänes või kanab lehku paneks, et ta saab pilti teha, näe vaata, ongi ma võin ära öelda, et kanad lähevad tavaliselt 8 õrrele no. Et nad lähevad tuppa ära, isegi kui päike paistab. Miila jah, kui sa lähed välja, ta tuleb nagu kaasa, kassid ka tuievad seal. Ma ei tea, lihtsalt mul on nagu vahepeal ma vaatan oma majas ja aias ringi, oh my god, ma ei taha siit üldse kunagi ära kolida, I love everything. Ja siis need kuradi naabrid. Ja eile olen mina aias ja saad aru, jälle hakkab pinisema see, vaata mu naabril on see linnupeletaja, on ju. See vahepeal oli vait, see lihtsalt nagu blinkis. Ma ei tea, ma mõtlesin, et äkki tal sai mingi aku tühjaks või midagi, on ju. Ja eile hakkab jälle pihta. Ja nüüd ma ei tea, kas ta on mingi uued võib-olla mingi saad valida mingi hääli. Nüüd hakkas mingi ilge krabin ja mingi siuke nagu autosignalisatsioon või mingi, ma ei saanud isegi aru, mis kuradi hääl see on. Siis sain aru, et see on see kuradi aparatuur seal on. Ja mul ei ole prille, aga ma ei näe eriti hästi. Siis ma nägin, et keegi seisab seal aia peal on. Ja siis ma karjun, mul endidel on täiesti pohhui sellest masinast, et kas sulle endale ei käi see pind, tema aias, okei, see on nagu minu aia poole on. Ja siis ma vaatan, et ta nagu lehvitas kuidagi, siis ma olin ikka weirdo, vaata mida iganes. Ja siis ma pean tunnistama, I was pissed. Ma läksin tuppa kõlarit tooma, siis ma mõtlesin, et kui ta tahab nii väga signaali hääli kuulda, ma panen siis enda aia peale, panen kõlari ja panen sealt fucking signalisatsiooni 5 tundi. Let's do it, vaata, I don't give a shit, let's do it, ma võin ka mängida seda mängu. Ja siis ma kobistan seal karjun müüle, et too mulle pikendusjuhe. Ja siis see mees tuleb nagu sinna aia poole. Hästi kurvalt ütleb mulle, sa pahandad praegu vale inimesega, mina olen siin ainult külas. Ma olin mingi, et kus ta siis, ei ta läks praegu ära. Ja siis ma seletan talle, et saad aru, et see on nii naeruväärne, mis siin toimub, kui ta ise ei ole ühtegi sõna rääkinud, on ju. Siis ütles, ei, see on jube tüütu, jah, ja siis midagi seal vajutas ja pani kinni selle vist või midagi. Okay. Aga no pane tähele, see vend tuleb koju tagasi ja paneb selle uuesti ja siis ma teen selle ära. Appikene ega norm ajukepp nende naabritega. Jah, vaata, ma ütlen, nii naljakas ongi see, et loomad tood mulle nii palju happinessi, aga sellega kaasneb ka mingi hatred kõigi poolt. Ja. Nii et seepärast mul ongi vaja sinna. Kõik ei ole nii suured loomasõbrad nagu sina vaata, et ongi mingid. Või lihtsalt, ma ei tea, tahad huiata või mis? Minu jaoks on nagu naljakas veel see, et vaata nüüd, kui meil on uuesti kukk, on ju. See kukk on hästi viisakas, ta hakkab kirjama mingi 8 paiku ja eks ta läheb ka 8 magama, väga paljud ei karju. Aga iga kord, kui see kuradi linnupeletaja hakkab häält tegema, siis ta hakkab kirjama. Ma ei tea, kas ta siis nagu ma ei tea, kaitseb omast arust või äkki ta teeb mingi rööv linnu häält, ma ei tea tegelikult, mis hääl see on. Et ta ise ju tekitab selle, mis talle nagu ei meeldi, vaata. Ja, väga, väga keeruline on. Aga sul on mingid tõuse ka olnud? Ja, kui me käisime Kerlil külas, see oli väga tore tõus. See oli väga tore. See day drinkimine on väga ohtlik ikka. Täiesti maani täis, kui ma koju jõudsin. Mina ei arvanud, et ma olen maani täis, aga kui ma pärast video vaatasin, siis ma ütlen, mul see botoksi näo halvatud. Mulle meeldib, et vaata, kui Malju käis ju Kroonikal ka, võitis uue muna, 2 muna võitsid, siis seal ka ta käis auhinna vastu võtmas ja tegi kõne ja siis kõik kirjutati, issand Malju on maani plämbis. Siis ma nägin ka, et seal lihtsalt pool nägu ei liikunud ja see tundus, et purjus. Ma ei olnud üldse purjus, me seal koha peal olime mingi 2-3 pokaali mulli mingi mitme tunni peale, ma olin tegelikult täiesti kaine. Aga ma tõesti, ma pean Mardi juurde tagasi minema, et mingi koht... Teine pool ka halvatuks. Ei nagu, et mingi koht ilmselt nagu töötab rohkem mingi väev, mis mul nägu oli seda mingi... Aga see oli küll mingi... Nii et ütleme nii, et ka see tõus oli ju tegelikult mõõn. Nii et kõik on mõõn. See on ju, mu elu on üks suur mõõn. Aga sul? Nii positiivne. Ma ei teagi, mul siin ikka on elu toimunud ja uudistes olen saanud palju olla. Miks sest, et me ei ole midagi teinudki vaata, aga muud kui mu nime ja pilte topitakse igale poole, aga no eks see käib selle kõigega kaasas. Aga ma ütlen, et see mingi suur mõõn oli minu jaoks, sest et mul siin Peika uudistes palju oli, sest et nagu kokkuvõttes mina ei tee midagi, mina ei teadnud teda, kui need asjad olid. Inimene õppis ja kõik teavad vigu ja nagu tead. Et nagu ma ütlen, et see suur mõõn on aga lihtsalt veits nagu knowing oli, sest et oligi, et see minu pilt topiti igale poole vaata, et see oli nagu tüütu.
et korraks võis olla nii-öelda mõõne ikka kodus. Noh, vaata, mina olen harjunud selle meedia asjaga, aga mu kaaslane ei ole ja siis tema jaoks, no ta ikka veits nagu esimesed päevad oli niuke, näed, et inimene nagu ei ole nagu see, kes ta tavaliselt on, et siis nagu ikka tekitas kodus veits pinget või mitte pinget, aga nagu mul oli kahju ja ma ei oska kuidagi lohutada ka lihtsalt. Ma teadsin, et uus nädal, uued uudised, kuigi jälle see nädal topiti sama uudis. Oli või? Ja eile tegid Kroonika jälle tegi mingi täiesti lambi. Et täpselt sama uudis. Kinda, jah. Lihtsalt nagu kohe need uudisid pole. Siis ma alguses oli mingi uus nädal, uued uudised, uus nädal, jälle tema uudis, et nagu halb lohut olen. Aga kokkuvõttes on nagu chill, et pigem on nagu tõusud olnud. Et mulle see suhteelu täitsa meeldib, väga tore on ja kuidagi nüüd suvel on nii palju tegemist ja eile käisin golfi mängimas ja et ma lähen sinna Hendri Trail Openile. Ja golfi mängimine on nii keeruline, sest ma eile käisin lihtsalt kind of nagu tehnikat õppimas ja üldse reegleid ja ma olin mingi, okei, mis siin toimub, ma mõtlesin, et saan natuke palli toksida ja chill, aga tegelikult on päris mis reeglid seal see on, sa pead pihta saama lihtsalt. No pihta, aga et siis, et nagu näiteks mingid rajad sa pead näiteks 3 löögiga saama või nagu mingi, no ühesõnaga. Ja see, et üldse nagu pihta saada ei ole väga kerge, on. Aga ma ei olegi väga midagi teinud, ongi siin, sain seal mingi festivalidel käinud ja nüüd me läheme sinna Mullita festivali. Niuke tore ja Kerli juures ja fun times. Tead, ma mõtlen, mulle meeldis väga aias tegutseda. Ma tegin ju nii palju, vaata mingid aia asju, et ilmad oli tead, kuidagi nagu relaxing oli, mulle meeldis. Minul see peika on ka niuke hullu asjapulk, et me istutasime ka tomatid ja siis salati ja mingid maitsetaimi ja asju. Ja nüüd ananassi tahtis ka panna, ma ei tea, ta nägi TikToki mingid videot ja ma olin mingi okei, tuju. Aga mul on seal lootšal on ju, see on, läheb, kuna see on klaasis. See on nagu kasvuhoone sul põhimõtteliselt jah, sest mul on päike terve päev sinna, et see on tõesti full kasvuhoone, nii et ma usun, et saab head tomatid ja asjad, nii et ma olen väga excited about that. Need võib ka öelda, et ma natuke tegin aiatööd, et käisin ikkagi depoos. Nööri võtsid või? See oligi naljakas, et ma võtsin seda, käisin mulda ja nagu mingi potte ostmas. Ja siis see oli just päev peale seda, kui see uudis välja tuli või samal päeval, kui see uudis välja tuli. Ja siis mul sõbranna, kes teeb mu location'i, tegi screenshot'i, et Krispa, et see ei ole lõpplahendus, palun ei vaata. Ma olin mingi, ei, ma ostan mulda, jätti rahule. Tepos nööri. Aga ei, ühesõnaga, ka niuke tore, et ilusad ilmad on olnud, et saan nautida. Aga nüüd lähevad ilmad õnneks persse, nii et te saate rahus kuulata meie podcasti siita ilmaga toas. Täpselt. Aga tere tulemast tagasi 17. hooaeg ja lähme siis sponsorite juurde. Ja kuigi ilmad lähevad kehvaks, siis me just pühapäeval oli mega ilus ilm. Ja mul on nagu oli eelmine suvi traditsioon ja ma tahan seda see suvi ka teha, et kui enam-vähem ilus ilm on, et siis minu juures on nagu grill, vaata. No, et ma otseselt ei kutsu kedagi, kes teab, see teab, tuleb on ju, ja siis grillime ja chillime ja niuke mõnus. Sellepärast mulle see korter nii väga meeldib, et seal ongi mõnus grillida ja chillida. Ja nüüd Maximal on ka, Maxima saatis, et ja siis see uus sponsor on Maxima ja neil on hästi palju neid grilltooteid ja neil on hästi hea hinnaga ka, sest et ikkagi vaata, kui palju rahvast tuleb, siis pead hästi palju need liha ostma, see ei ole tegelikult nii odav lõbu tavaliselt. Aga siin Maximal oli need väga maitsvad ka. Mina omalt poolt soovitan seda, mis oli mulle väga-väga suur üllatus, et vaata, kui me Kerli juurde tulime, siis ma mõtlesin, mul on poest vaja läbi käia, et tahaks nagu väikse šampanje tuua ja vaatasin, et okei, Kiili Maxima, mõtlesin, okei, et ma ei usu, et seal šampanjat on, aga et et lähme vaatame. Oli ja nii hea hinnaga. Nagu reaalselt selles suhtes, et see oli vist mingi 20 midagi euri. Et nagu kui sa mõtled, et palju ta ikkagi on nagu näiteks seal mingi alkopoodides või need veinipoodides. Üli hea hinnaga. Ma olin šukk, nii et kellel on šampagneisu oma grillipeol, siis miks mitte. Väike mull läheb grilli juurde ka. Muidugi. Ja siin on kas teine grilli stuff või siis, et ja hinnaga. Neil on see well done muidu seeria. Need on well done. Ja siis ühesõnaga erinevaid maitsega grille jagame pärast ilusti ära. Järka pühapäev, küll ei luba ilusat ilma, aga äkki saab väikse grilli ikka teha, vaata. Mulle väga meeldib grillida. Mina ise ei oska grillida, aga... Kirju koer, selleks mul on ka peika, vaata, need ise grilli. Ja... Mis see roheline on? Need on küpsised. Hazel. Näe, well done kastmed ka, mulle on nagu... Where's the sauce? Where's the sauce? Where's the sauce? Baby, I'm sauce. Aga mina ise ei ole väga suur kastmefänn, aga Sten, vaata Seider, tema on alati see, et hästi palju erinevaid kastmeid on vaja, ta nii armastab kastmeid, nii et siis äkki ma saan ühe kastme, sa saad teise. Nii et kind of grillihooaeg on alanud ja
küll see ilma teades jõuab veel muutuda, et. Ja tead, pealegi see, et vihma sajab, ei tähenda, et õues ei saa istuda. Minul näiteks grill on vaata all ja seal terrassil katus all. jah, kui ilm on soe, grillida saab alati. grillida Ja mulle väga meeldib see sellepärast, et Teed siis mõnusas toas salat. ei lähe sassi. täpselt. Ja muidu ma ei ole nagu suur mingi plastiktaldrekute kasutaja, aga no hea on ikkagi grillimise ajal, annad need plasttaldrekud kätte ja pärast viskad ära ja siis ongi, tuba on korras, nõud on pestud ja mina ei pea midagi tegema, Märten ainult grillib. Okei, salati võib-olla mõnikord. Ongi, tuli hea seda liha ja salatit ja nagu mõnus on olla. Fitness. Täiega fitness ja mulle ka nii meeldis. Kuidagi sõbrad tulid kokku, grillisime, rääksime juttu, päike paistis, tegime väikse mulli, noh, mis nii viga elada. Mis elul pole vigu? Kõik oma parimad grilli asjad saad siis Maximast. No ja loomulikult kõik oma parimad magamistoa asjad saad sa Ulakast Kaunitaris, sellepärast, et seal on ikka igasugust tilulilu alati saadaval. Ma iga kord mõtlen, et vaata nad saadavad meile, et me saaksime tutvustada iga episoodis. Ma mõtlen, et millal neile ükskord nagu otsa saab see valik, aga ei saagi. See ongi nagu, et seal on kõigile midagi ja kogu aeg tuleb uut kraami peale. Ja siin on praegu pakkumine, et kui juunikuus ostad 2 Loveline mootoriga toodet, siis saad kaasa selle lelude puhastuspihusti. Ja see, mis meil siin on, see on kurviline G-punkti võlur. See näeb välja nagu väike tigu. Kurvi otsas silikooni all keerleb pärlirida, mis valmistab suurepäraseid naudinguid. Väga mugav võtta kaasa nädala lõpul, kuna keerates käib kokku ja lahti. Ma olen nii confused praegu sellest kirjeldusest. Vaata külje pealt näed, kuidas ta lahti käib. Ja. Jesus! See on päris huvitav, aga toy cleaner on ka väga tähtis, sest et te peate oma neid masinaid puhastama ka vaata. Ja vett ei tohi neid tegelikult panna nii, et. Sõltub mõned. Jah. No, mõned, osasid vist tegelikult tohib. No, mis on, mõned on veekindlad, vaata. Aga no ikkagi ühesõnaga puhastage enda, viska sahtlisse tagasi, teke puhtaks ka ikka. Või kui viskad järgmine päev, vähemalt ei puhtaks. Nii et Ulakas Kaunitaris siis ja sooduskood salajutud. Siis meil on tagasi mõnnakas ja kui te mõtlete, et issand suvi ju hakkab, et mis siis on suvel siis mõnnakaga. Esiteks mina just olen ka ikkagi päeval on seal palava kõht, me istusime päris ikkagi mingi õhtuni välja, mingi 9-10. Siis õhtul on jahe, siis ma tõmbasin enda mõnnaka ikkagi peale, istusin hästi mõnus. Aga mis on nende uus toode, on see jahutav tekk. Appi, ma armastan seda. Meie saime need juba enne, kui need üldse nende e-poodi müügile tulid, nüüd need on olemas. Ja ma tean, Marianne tõi mulle selle paki ära ja siis ma tegin selle lahti. Lende oli ilusasti parasjagu minu magamistoas. Ja ta on nagu, ma ei oska seda kirjeldada, ta on nagu nii jahe. Teate, kui te keerate oma tekki ja siis tal on see jahe külg. Ja nagu padjal on ka vaat see jahe pool. Ta on nagu nii sile ja jahe ja siis Lende oli mingi, ma tahan seda tekki endale. Nii et Lende võttis kohe selle tekki endale. Siis Marta tuli, minu lemmikvärv, mina tahan ka seda tekki endale. Siis ma okei, mina tahan ka seda tekki endale. Ma tellin siis endale 3 tükki juurde, et saaks mina, Marta ja Mari ka siis. Lähen kodukale, vaatan, pole veel. Kurat. Aga nüüd on ja kas nad kirjutasid, et 500 tükki nad vist üldse teevad. Tegid mingi hetk pidi juurde tulema, aga praegu juba 300 on otsas. Et tõesti, I kid you not, see on ülimõnus suvetekk, lastele kindlasti hästi mõnus ja endale ka. I love it. No ja vaata eriti, kui see öösel, noh, kuigi need on see on ühe inimese tekk, et te teaksite. Ja ühe inimese. 2 inimesi siin alle et ongi võtate mõlemad endale kaaslasega selle teki, saate kaisutada ikka, vaata, muidu on see, et suviti on nii palav, et pigem don't touch me, vaata. Aga kuidagi mina täna öösel magasin ka, ma võtsin selle enda peale ja nii mõnus ja hutav oli magada, et I love it. Ma isegi ei saa aru, mis tehnoloogia seal on või miks ta niimoodi püsib, aga swear to God, väga mõnus on ja sooduskoodiga salajutud siis soodsamalt. Ja kohv siis on meil ka tagasi ja kohv on minu arust ideaalne ka grilli kõrval. Hakkame luristama jälle. Luristama kohvi. Siin mul on ka pandud, siin jahe ka veel. Oi! Ja tõesti, seal mul grillil mõned jäid alkoholi. Aga mõned ütlesid, et ma tulin autoga, et ma ei joo. Ja ülihea ongi pakkuda grilli kõrvale väike longero. Alkovaba. See on tõesti väga hea. Cheers. Maitsev. 100 kalorit per can. Kuule, see on ju vähe, on ju? See on vähe küll, jah. Sest et enamus, need mingi low-cal joogid on ikka mingi 70-80 kalorit nagu need mingi fit limonaadid asjad. Nii et selles suhtes, et no mina ikkagi tellisin endale
ikkagi väikse vurtsuga neid ehk siis alkoholiga, neid mingi mango, mu lemmik on muidu mango ja see laimi, et suveks, kui siin mingi jaanid asjad, et siis ma võtan ikkagi kastiga kaasa, et kõigil oleks hea. Küll sina oled ikka rahvainimene. Ma rahvainimene tahan kõigile, et siis ma ikkagi mõtlesin, et hea jaanidele kaasa võtta mingit. No, super. Ja siis on meil uus Passion Games, mis on siis nii-öelda paaride mäng Vaarikas. Ja ma pean ütlema, et kui ma selle esimest korda lahti tegin, siis mul tekkis endal natuke siuke häbi punapalgele. See on väga detailselt kirjeldatud. Ma loen sulle siis mõned, ma loen teile. Kristina on ilmselt enda oma juba lugenud. Yeah. Mees, seo naise silmad kinni. Naine on käpuli ja mees üllatab teda oma peenisega erinevates kohtades. Mees võib ka samal ajal selja tagant tegevust filmida. Vaadake koos ja kustutage video peale vaatamist. Võt see soovitus mulle meeldib. Yeah. Ei ole mingi kuradi tilulilu siin on ju. Naine olgu kõhuli laua peal, üks jalg ronimisasendis laua peal. Mees sise nagu tagant. Mees võib hoida naise juustest ja teha jõulisemaid lükkeid. Okei. Siin on ikkagi... See on heavy. See on heavy. Nagu, siin ei ole seda, vaata, kui sa oled mingi, et ma tahaks nagu kuidagi vürtsi lisada, aga ma täpselt ei tea, mida teha. No palun väga, detailsemaks on raske minna. Ja hea uudis on ka see, et kui sul on kaaslane näiteks, kes ei räägi eesti keelt, siis see on ka inglise keeles ja see nimi on Spark in the Dark, Spicy Couple Game ja kui sul on kaaslane, kes räägib vene keeles või sa ise tunned ennast mugavalt vene keeles, siis on ka vene keeles see olemas. Ja nad saladuskattel ütlesid meile, et tegelikult nad tahavad teha ka seda samasoolistele paaridele. See jah, et siis nagu lesbidele ja geidele. Jah, siis mõni on väga cute. Mees, palu naisel selli leita, seksi temaga vaadates samal ajal talle silma ja ütle ilusaid sõnu. Et ei ole siin midagi maha ja taha. Ja, et nagu nunnut on ka. Jah, aga ei, tegelikult ei ole siin midagi nii väga maha ja taha, aga need on lihtsalt nagu väga detailsed suunitlused, kuidas aga siis ei olegi nagu eksimise ruumi, et siin on täpselt öeldud ära, kuidas teha. Just, ja mõtle, kui sa ei ole proovinud äkki neid asju või oled mõelnud, et ma ei tea, mis iganes, et mis ise võib-olla ise ei julge ja, nagu... aga näed, kaart ütles, proovime, vaatame, mis saab. Ma arvan, et siit leiab palju huvitavaid lemmikuid, nii et kindlasti väike tore süke vallatu kingitus. Ja siis saad veel võtta selle see on nagu massaaži, no see on õli pigem rohkem. Massaaž. Et no õli ja libesti saad mõlemana kasutada seda ja Passion Games EU, siis sealt saab neid mänge ja libestit. Ja siis on meil uus tuli ja kohe kohvi, see on siis instant kohvi ja kui tavaliselt instant kohvid on sellised mõrud ja vastikud ja no ei ole kõige paremad. Mina näiteks, ma olen üks vähestest vist, kes armastas kunagi noorena seda, tead see 3-1, kõik on kõige jubedam asi, I loved it, aga ma ei ole seda nii ammu proovinud, et ma arvan, et võib-olla see enam ei oleks. Nüüd sul on arenenud see kohvi maitse meel. Ei, aga see on tõesti hea, ei ütleks elu sees, et on nagu... Maljule saadeti neid päris palju ja siis ta lihtsalt on joon neid, et ta isegi ei teadnud, miks saatis, aga siis ta lihtsalt jõi neid. Ma lihtsalt jõin. Ja, aga need on tõesti head ja nagu ma mõtlen ka, et muidu mulle ikkagi veidi masina kohvi, aga ma ei tea, ongi, kus jälle siin on mina oma jaanipäevaga, aga näiteks kui lähed jaanipäeval või inimestel on telkimas käia matkamas, mis iganes, et siis sa saad nagu kvaliteetset kohvi, aga... Minule näiteks väga meeldib masina kohvi, aga mul on see nadi asi, et kuna Märten on mulle iga kohvi valmistanud, siis ma ütlen käsi südamel, ma ei ole mitte kunagi meie masinat kasutanud. Mõnikord on niimoodi, et kui keegi tuleb külla ja Märtenit ei ole, siis ta mingi, et kas kohvi saab paluda, siis ma mingi, kui sa oskad, palun väga. Mina õnneks oskan, mul on sama masin, mis teil vaata, et siis. Ma ei ole proovinud ka, üks kord oli. Õnneks see masin on see, et see näitab sulle ette nagu täpselt. Üks kord oli niimoodi, et Märten oli aias, ta oli mingi omaga täiega tahaks kohvi. Ja siis ma mingi, okei, I can try, siis ma hoidsin mingit nuppust ja seal lasin mingit vedelikku ja siis mingit ütles I need descaling või mingi, ma ei tead, siis käib järgi. Ja. 40 minutit umbes, ütles selle sulgudes, et 40 minutit. Ja. Nii, siis oleks saanud teha seda, kui seda oleks saanud. Et selles mõttes kohe kohv ja ma mäletan mina ka siis, kui ma elasin enne, kui ma ostsin enda kodu, siis mul on ka seal kohvimasin, et siis mõtlesin ka, et tahaks mingit head kohvi ja need instant kohve nagu, ma ei teadnud üldse ühtegi head, nii et selles mõttes on äge, et on tulnud. Ja siis siin on 2 erinevat, üks oli siis, panen kirja see Brasiilia ja Kolumbia. Kes on vist rohkem kohvisõbrad, need teavad nagu täpsemalt neid erinevusi.
Mina kohe vaatan. No see, mis mul käes on Clean Smooth Complex with Sweet Hazelnut Notes. Siin oligi Brasiilia ja Kolumbia, õigesti mäletasin. Brasiilial on siis selline pähkline kakaone maitse ja Kolumbial on marjasem ja mahlasem. Ja kuule, seda ma tegelikult ei teadnudki, et sa saad sellega jääkohvi teha. Siin on õpetus peal. Et kuidas hot or cold? Hot or cold, jah. Nii et igatahes kellele meeldib, kellel pole kohvimasin, et ta tahab head kohvi, siis kohe kohv ja sooduskood salajutud saab kohe kohve e-lehelt siis -20%. Vot. Ja muidugi ärme unusta meie põhileivaisa, kes on meiega terve aasta, selleks on siis Coolbet ja Jalka MM on siis ju kohe alustamas. Jalka ja kõik juba kirjutavad, kuhu sa panustad? Kaelad ma ei ütle teile, sest et muidu kui ma... Muidu oled sina süüdi. Muidu mina olen süüdi, et iga üks oma võimekuse piiris. Aga mõtle, kui nüüd sa võidad ja siis kõik on pahased, et miks sa võinud öelda? Miks kõik muidu võidab? Ja siis, kui ma kaotan, siis kõik on pahased, et ma panen oma kuupalgas. Panen laste toiduraha. No vaata, võib-olla ma oma subscriberit all seal chatis, võib-olla seal ma ütlen oma panuseid, aga Coolbetis siis saab panustamine. See on lihtsalt, mina teen seda for fun, et see ei ole nagu see, et nüüd lähme siin mingite... ma ei tea, uuem mingi maalapi või mingi farmi rahajaama taga, et Malju kõrvale kolid, vaid ma lihtsalt for fun natukene üritan siin teha mingit, sest ma tean, et mul Peika tahab vaadata seda jalgpalli ja ma ei viitsi vaadata, aga kui mul on natuke mingi panus seal sees, siis ma võin taga seda õhtuti vaadata ja tiksuda. Nii et Coolbetis siis saate vaadata, et seal on erinevad kampaaniad ka, kui sa ei ole liitunud ja lähed esimest korda, annad igast mingit esimesi rahasi ka, nii et siis ei mängigi enda rahasi maha, vaid boonusrahasi või neid liitumisrahasi, nii et Coolbet. Aga lähme siis podcasti juurde ja... Ma just rühatasin mikrofoni. Vana ja. Jälle. Kuradi kohv. Sorry, aga võtan esimese kirja. Mis on elu mõte? Hei Malju ja Kristina, esiteks ilmselgelt teete parimat asja ja olete mõlemad mega ägedad inimesed, kellega koos oleks nii tore veinitada. Või ma vähemalt arvan küll nii, sest olete mõlemad nii siirad ja true to self inimesed. Olen teid pikalt kuulanud ja eks vaikselt ongi tunne, et oleme koos sõbrannad, kes tobedate naljad üle naeravad ja samal ajal kõik maailma asjad võivad sirgeks rääkida. Oled õigesti asjadest aru saanud, selle jaoks me siin olemegi. Literally. Ok, asun asja kallale. Tegelikult tahakski teid veidi sõbrannadena ära kasutada ja südant puistada, sest teraapia jaoks hetkel raha ei ole. Ning kuigi mul on ka endal mega toredad sõbrannad olemas, siis tunnen, et ma ei taha neid selle jutuga koormata, sest mida nemadki oskavad teha või vastata. Samas tunne, et ma tahan selle enda seest välja saada, et keegigi vähemalt kuulaks mu ära. Nimelt olen kohe 30-aastaseks saav naine ja kogu elu olen ma adelnud ikkagi negatiivsete ja ennast hävitavate mõtetega. Ma tunnen, et oskan liiga hästi valetada ja manada maski ette, et kõik on justkui nii hästi ja nii tore. Samal ajal võin sisemuses tunda just kui maailma üksildasem inimene. Ma tunnen, et kogu mu elu on lihtsalt üks fake it till you make it, aga ma ei tea, kas see siis ongi nii. Millal ükskord see rahu ja teadmine hinge tuleb, et ei, ma olen täiskasvanud inimene, ma tean, kuidas siin elus purjetada ja mul on kõik kontrolli all. Nagu what the fuck, ma ei tea ise ka enam, kes ma olen. Kas ma olen see alati rõõmus seltskondlik hakkaja tüdruk, nagu ma alati seltskonnas ette maanan, või ikkagi see kurb ja eksinud hing, kes ei tea, mida ma elus teha tahab? Mis mu eesmärk on, kas mu elul üldse ongi mingi mõte? Ma kõlan nagu mingi 14-aastane tiinekas. Ma olen pisitütre ema, mul on tore elukaaslane, korralik töö ja kõik on nagu hästi, aga ikka ei suuda rahul olla. Selline tunne sees, et miski on puudu, mingi eesmärk, mida ma hetkel veel ei näe, on mul olemas, aga ma lihtsalt ei tea seda. Ja see lõhestab kogu mu olemist nii räigelt, et ma lõpuks olengi üks tükk sitta, kes midagi ette ei oska võtta. Võõrutan ennast hetkel ka depreka ravimitest ning ilmselt ka see paneb mind nii hullult tiibilt mõtlema. Aga selline mõtlemine on mul juba ammusest ajast olnud. Ega ma nüüd ei teagi, mis ma nüüd siin öelda tahan. Pigem äkki küsida, kas te oskate samastuda. Kas teised ka tunnevad, et teesklevad täiskasvanuid ja seilavad kuidagi läbi elu või olete just pigem boss girls, kellel kogu elu kontrolli all. Ma ei tea, ma lihtsalt nutan ja võtan vahepeal, et what the fuck see elu on. Anyway, tore oli mu mõtteid jagada ja hea meelega kuulaks teie arvamusi sellel teemal. Paar pisarat poetades, Liina Rott. No mina ütlen kohe esimese asjana, et sa ütlesid, et kõlan reaalselt nagu 14-aastane tiinekas. Ei, see just vastupidi, sa oled täiskasvanud inimene, sest et 14-aastased teavad kõigest. I know everything, kõik teised on lollid, nagu siis seal 14-aastane. Minu eest täiskasvanuks sa saad siis, kui saad aru, et oota, ma ei tea mitte midagi, mida ma tegema pean, kuidas ma hakkama saan. Kindlasti see ei ole ainukene. Ehk siis see ongi nagu see, et see fake it till you make it minu eest, vähemalt ma räägin enda kogemusest, ongi see, et ma ise üritan ka
fake it till you make it. Ma arvan, enamus meist Lihtsalt üritavad elu- fake it till you make it. Elu mööda saata sellega, et I know what I'm doing ja ma olen grown up. Ma räägin, et isegi kui ma räägin haiglast, anti beebi koju kaasa, et ma olen nüüd ema, ma olin mingi you sure about that? Et nagu ma olen just a kid, vaata, et ma olen laps alles, ma ei saa mitte midagi aru. Et see, need tunded on täitsa õiglased, et ja vahepeal ongi, eriti kui sa veel depressiooni ravimitelt maha tuleb ka, et siis ongi natuke see must Calm down, jah. jah, see calm down ja kõik see hall pilv su kohal tundubki selline, et aga Vaata, kui ta ütleb siin, et sa nagu kogu aeg olnud ja nüüd ma ei tea, kas ma olen nagu see lõbusing seltskonnas või ma olengi see depressiivne inimene, kes ma üksi olen. Ma ütlen ausalt, ma olen olnud täpselt sellises olukorras, aga mida mina sain aru, kui ma käisin siis psühholoogi juures, siis ta ütleski, et ega keegi, mitte keegi meist ei ole kogu aeg ühesugune. See, et mul mingi hetk võib olla hea tuju, ei tähenda ju, et mul sama õhtu ei võiks olla halb tuju, et nagu ei ole nii, et ei, mul oli enne hea tuju, see oli järelikult fake siis. yeah. Me olemegi nagu, vaata, kui mul oli see mingi mega depressiivne periood ja siis me saime vaata Oreo chatiga kokku. Ma tundsin sellel hetkel ennast nii hästi, enne küll mitte ja pärast ka mitte, aga ma ei ütle, et see ju fake oli. Yeah. Et proovigi siis ümbritseda ennast rohkem nende inimestega, kellega sul on nagu lõbus ja sa tunned ennast hästi. Mina ei ole muidugi siin mingisugune arst on ja, et võib-olla sa peaksid rääkima, ütles, tal ei ole raha rääkida, äkki ma ei tea, perearst saab aidata, et kui sa ütled, et nendelt ravimitelt maha tulek teeb seda kuidagi hullemaks, võib-olla sa tuled liiga kiiresti nendelt maha, võib-olla peaks natukene jätkama. Et noh, seda ma muidugi ei tea, see on lihtsalt, mida mina ise võib-olla prooviksin. Aga see, et kas te tunnete ennast nagu boss girls või mingi what the hell, nagu ma vahepeal mõtlen ka, aga mida ma üldse teen nagu, et I don't have a plan laias laastus, et okei, laadida, mul on plaan, et ma tahan farmi, okei, nii, ja mis te hakkad farmeriks? Ei, nagu ma ka ei tea ju. Ja see boss girl, nagu selles mõttes, et jah, need hetkid, kui me seal Alexale lavale kõnnime, siis on küll korrame ka boss, aga siis sa tuled sealt maha ja siis lähed järgmine päev oled kodus mingi malakas edasi. Ja sa oled küll, ma ei tea, mis boss ma olen. Või nagu ka see, et kuidagi, et nagu jah, et näiteks kui meil salajuttudega on mingi lahedad asjad või mingid võimalused tulevad, siis ma olen mingi, issand, kas me teeme seda päriselt, appi see on nii lahe, aga samal ajal ma olen mingi, aga kes ma üldse olen, et mingid sellised võimalused mulle pakkuda, et tulevad üldse või et need kõik, noh, jah, et on neid sellised hetki, kus ma olen nagu, boss girl, teine hetk on enam täiesti mõttetu, ma oleks vaatan peeglist mingi 3 päeva pesemata mingi, ma ei tea. Ja mina mõtlen, vaata seda ka, et sa ütled tegelikult, et sul on väike laps, sul on tore elukaaslane, sul on korralik töö, et tegelikult sul on ju väga palju asju going for yourself, mida võib-olla väga paljud just tahaksid, on ju. Et ma just nägin mingit sükest video, et mis teeb inimese õnnelikuks, tõesti lõplikult õnnelikuks, on see, et sa teed rahu sellega, mis sul on. Ja. Sest vaata, me kõik võime ju, ma ei tea, ütleme, et noh, ta muidugi ei ütle siin, ma toon lihtsalt näite, et kui tema vaatab, Kristin on siuke boss girl, ta käib, ma ei tea, Alexala laval, ta, noh, ma ei tea, on raadios olnud mingi, noh, aga samal ajal ega see ei võta sinu väärtust ju vähemaks selles suhtes, et me ei saagi kõik käia raadios, raadiohääleks või Alexala laval, sest muidu see ei oleks ju enam midagi erilist. Et kindlasti sinul on ka mingid omad oskused, vaata, et ütleb siin ka, et ma ei tea nagu, mis need on. Aga kõige parem... mõtle, mida sul meeldib teha? Jah, see on kõige number 1 asi. Minul on see, et alati, et ma nagu räägin ja see ma teadsin, et minu ainuke, millega ma raha elus saan teha, et teenida on mu suu. Ise vaatad siis, kuidas. Ja mul on tunne, et osad inimesed ka, et näiteks ütled, aga ma ei oskagi mitte midagi. No jah, aga võib-olla see, mida sa tegelikult tahad teha, äkki sa tahadki last kasvatada, kodus olla. See on ka nagu, super okei. Jah, et vaata, mulle tundubki, et inimesed panevad, sest tänapäeval kõik näitavad ennast sotsiaalmeedias ja muidugi minagi ise vaatan inimesi, kes loovad mingid suuri ärisid ja teevad mingid väga head investeerimiskäike ja mõnikord vaatan, issand, nad on must nooremad, et ma olen kuidagi nagu maha jäänud, on ju. Aga samal ajal what the hell, et mille jaoks ma tegelikult teen endale seda halba tunnet, sest et me kõik, isegi need, kes on seal kippude tipus, leiavad kellegi, kelle kohta nad võivad mõelda, et ma olen maha jäänud. Ja või näiteks mina just vaatagi neid teisi, kui
näiteks keegi vaatab äriliselt, et ta et mul nagu rahaliselt või äriliselt läheb hästi. Mina just näiteks vaatan neid emasi sotsmeedias, kes on nagu hästi motherly nagu sellised, sest minul, nagu ma ütlen, mul ei ole seda ema geeni muidugi nagu chill, aga minus ei ole seda niukest ninnu-nännu emat ja ma kadestan need, kes ongi kodus niuksed möllavad ja teevad ja ma teen ka süüa, aga nagu ma tunnen, et must ei ole seda mingi, et ma mängiks tunde kelaniga. Ja, et see oleks mingi, oh, I love it. Ja, I love it, nagu I can do it, but I don't love it, I'll just do it, on ju. Et minus ei ole seda mingit emalikku geeni ja siis vaatan kõik, kes on mingi, me meisterdasime selle ja läksime metsa, mängisime 2 tundi, ma mingi I would rather it shit, sorry, I love you kelaniga, ma nagu... Tead, mis on kõige haigem? Meeldib, et on iseseisva laps vaata. Tead, kui haigem inimene ma olen või? Ma leidsin ühe laheda meisterduse, mis ma tahan teha, seal oli, et lastega. Ma teen seda üksinda. Ma ei taha, et mu meisterdust ära rikuvad. Ei reaalselt. Nagu, I want it to be perfect. No ma räägin. Ja siis on vaatan teisigi, nii tore, et see on lasteaia vaba päeva lastele teha. Lauren, ma räägin sinust, ma olin mingi, Lauren on mingi nii tore, et see on lasteaia vaba päeva teha. Ma olin mingi, see on mu worst nightmare nagu. I'm sorry, nagu ma ei tea, et selles mõttes meil kõigil on nagu seda, et ja kõige parem nipp on, kuidas mina saan ennast nagu tagasi tuua, on see, et kui ma vaataks, et kui nii-öelda, et ma räägiks 10 aastat taguse Kristinaga, mina siis 22 ja ma räägin kõik, mis ma teen või kõik, mis mul on, et kuidas tema reageeriks. Ja ma arvan, et ta oleks mingi, the fuck you're talking about. Wow, see on tegelikult väga hea point. Kõige parem nipp, et see, mis sul praegu on, ja isegi kui sa ütleme 22 praegu, sa räägiks 12-aastases endaga, et mis sa praegu teed, mis on, et kas ta oleks impressed, kas ta oleks uhke. Ja kui ta on siis you're doing great, sweetie, ja that's it. Ja kui kogu meie vapustav motivatsioonikõne siin nagu üldse ei kõigutanud praegu, sa ikka tunned, et sa tahaks kogu aeg nutta ja kõik on halvasti, siis sa pead ikkagi arsti juurde tagasi minema, sest ma ütlen, kui mul oli see mingi depressiooni-ish asi, ma mõtlesin täpselt samamoodi, mis mul nagu kõik on okei, kõik on hästi, aga see tunne ei kadunud nagu seest ära kuidagi. Et et kui see tõesti vaata pikemaks venib, siis tegelikult tuleks nagu rääkida arstiga, sest see võib ka olla mingi ajukeemia värk, et ei ole kindlasti asi selles, et sa oledki nii mõttetu värdjas, et sa pead kannatama kogu aeg, on ju. Täpselt. Nii et... Anna teada, kui sul parem hakkab. Ja. Siis räägime jälle. Ja kas meie motivatsioonikõnest oli kasu? Jah, kirjuta nüüd, et I'm healed. See dissitamislugu. Siis ma käisin seal golfitreeneriga kaast, ma just kuulsin seda dissitamise kohta, ma olen nii palju tagasi kuulnud. Sama. Hei, tahtsin kommenteerida seda dissitamise kirja. Arvasin ise, et olen päris avatud inimene, aga kipu teisi sheidima, aga vist pole siiski piisavalt vabameelne, sest seda kirja oli tõesti väga ebamugav kuulata. Ma reast öökisin ja mul oli füüsiliselt ebamugav seda kuulata. Mõtlesin isegi podcasti kinni panna. Võib-olla on asi selles, et mul endal 3 last ja olen neid kõiki pikalt imetanud. Viimast veel praegugi. Ja selle tegevuse seksualiseerimine tundub seetõttu minu jaoks nii õvastav. Aga iseenesest muidugi, kui mõlemale osapoolele, mis see meeldib ja sobib, siis omas kodus andke aga minna. Lisan siia ka selle, et mingi pärast meeldivad mulle true crime seriaalid ja podcastid ning kummitusjutud, aga ükski detailne kirjeldus sarimõrvarite tegudest ja vägistajate hingeelust pole mul kuulemise ajal nii tugevat erektsiooni esile toonud. Aga eks igale oma. Igati jõudu ja jaksu teile mõlemale kõigis. Mulle meeldib, et need kirjad on ka alati. See on kõige jubedam asi, mida ma näinud olen. I would rather die. See on horrific. Aga igale oma. Jah, aga kena kaunist ja ilusat päeva. Muidugi. Ei saa öelda, et vastu vaid on. Nii, järgmine lugu, Dizzy Time. Ma ütlen, see ikkagi... See sai reaktsioone. See oli 16. hooaja tippunkt. Jah. Hei, appi kui olin ära kuulanud hooaja viimase osa Dizzy loo, istusin kohe oma kuti diivanile maha ja kuulasin ka temaga. Kutt ütles muiates, et peab tunnistama, et talle meeldib olla minust madalamal füüsiliselt ja Dizzy otsas olla, et on rahustav. Appi, No õnneks meie dissidega seonduv piirdub vaid tõesti enne seksi eelmängus ja meie tegude peale ei saa Freud hauas naeru kihistada, et lõpuks kõik tahavadki oma vanematega seksida. Väkk. Aga seda kirja arutades meenus mul üks lasteraamat, mida väiksena lugesin. Ja seal oli meelde jäävalt veider lugu sellest, kuidas peategelane tüdruk läks katsikule ja sealne ema jagas supilusikute peal kõigile külalistele oma piima maitsta. Autor kirjeldas, et hästi magus ja lääge. Mõtlen, et mida kuradi ma lapsena lugesin, väga weird shit, ikka cursed vibes. Ja mäletan samast ajaperioodist Vene multikat, kus vanamehe jalutuskepp jälle ärkas ja vanameest
peksma hakkas, see oligi kogu multikas süžee. Nojah, sündisin 2005, aga elasin Viljandis, nii et võib-olla normaalse tsivilisatsioon minu koju ei olnud jõudnud. Kutikaga läksid mõtted rändama ja mõtlesin, et huvitav, kas suurte dissidega naised omaenda piima on proovinud, et kui suuni ulatub. Mina õnneks ei saaks, mul nii väiksed turritavad nagu suunatuled, ehkki piima ajal pidid pommimaks minema. Jällegi maailma lõpus jääks ehk siis ellu, lutsutad kurvalt iseennast. Crazy värk ikkagist, aga lusika peal uhkelt külalistel oma piima loodetavasti pakkuma keegi hakka. Ma siis ei maini, et me ükskord olime peol, kus kõik maitsesid mu rinnapiima. Mina vist ei ole maitsenud. Ei, sina ei olnud, aga see on muuseas, ma ei hakka ütlema, kes sa tead kindlasti pärast täpsustan, aga see oli siis, kui Marise rinnapiima ainult mingi 5 kuud ja ma enam ei imetanud rinnaga, ta sai pudelit, aga mu piima nagu ei tuld, aga mingitel hetkedel tuli nagu täiega ja ma mäletan, et see oligi vist üks mingi esimestest üritustest, kus me käisime, jõime seal mulli või veini, ma ei mäleta. Ja ühel hetkel mu rinnad on kivikõvad ja mulle ja siis ma olin nagu, et okei, ma lüpsan ennast kraanikaus sisse, et see oli nii ebamugav ja nii vastik, aga ma täitsa perses, kus tuli, mul polnud mitu päeva nagu seda tekkinud, ma ei tea, kus ta siis peitis ennast vahepeal. Ja seda tuli seal siukse nirinaga, et muidugi kõik tüdrukud seal olid et muidugi käisid ja vaatasid seal ja kommenteerisid seda ja siis me proovisime kõik pitsi seest vist ka minu meelest, mitte lusikast. Aga selles mõttes, et ta ei olnud magu, nagu ta nagu võib-olla nagu hästi natuke magus vesi pigem või siuke nagu, võib-olla see oleneb, vaata millal sa vist seda proovid ka, et kui see on mingi hommikul võhtul. No, et vaata, ma kujutan, et täitsa algusest on ju vaata mingi siuke kollane ja mingi, et see on ternes piim. Ja. Aga ei selles suhtes, et isegi kui sul on väiksed dissid, saad ennast lüpsta ja saad maitsta enda piima. Ja see peab suhu panema. Ja see peab ise imema, see oleks ka imelik, vaata. Aga jah, ei huvitav kiri. Ma ei tea, kas ma olen enda rinnapiima ma ikka huvi pärast selles suhtes nagu, ma nüüd ei kulistanud seda mingi, aga lihtsalt nagu muka otsaga ja andsin sõpradelegi proovida. Õige. Ja ma arvan, et nende tervised on väga tugevad selle pärast. Ma tean muidugi, mis see veenist läbi imutatud rinnapiimal tilk neile tegi, aga on neist keegi haigeks jäänud? Ei ole. Not. Sina otsidki ennast koroonast eemal. Sõbranna jättis mind AI abiga maha. Hei, tahaksin jagada teiega oma lugu ja ühtlasti kuulda teie arvamust. Mul oli sõbranna, kellega me olnud väga lähedased, aga samas olime umbes 10 aastat suhelnud. Me ei rääkinud igapäevaselt, pigem vahelduva eduga. Vahel ei suhelnud, kui te siis jälle kutsusite kinno, mõnele üritusele või oma sünnipäevale. Meie suhe oligi selline, et vahepeal oli paus, aga siis leidsime jälle kontakti. Viimati olnud me umbes 4 kuud suhelnud. Kui üks ühine tuttav kirjutas mulle ja sain teada, et mu sõbranna ootab beebit. Ma ei teadnud sellest varem midagi, aga mul oli siiralt hea meel ja kirjutasin talle kohe, et õnne soovida. Tema vastus tundus kuidagi külm ja isegi natuke kuri. Järgmisel päeval kirjutasin talle uuesti, sest mul jäi tunne, et ta on minu peale millegi pärast pahane. Siis sain temalt pika kirja, kus ta kirjutas, et peab minu kaus olema, et ta tänulik meie sõpruse eest ja meil on olnud toredaid hetki, aga ta tunneb, et oleme lahku kasvanud ning ei soovi enam seda sõprust jätkata. Soovis mulle edaspidiseks kõike head ja nii edasi. See tegi mulle väga haiget, aga see tekst, mis ta kirjutas, tundus kuidagi täielik mull. Tekst oli väga üldine ja kuidagi isikupäratu. Lisaks jäi mul tunne, et see oli AI abil kirjutatud. Minu jaoks tuli see täiesti ootamatult, ma ei saa siiani aru, et kas ma olen midagi valesti teinud või miks selline otsus tehti. Mis te arvate, et kas see on okei viis sõprust lõpetada? Ja kui tunned, et olete sõbrannaga lahku kasvanud, kes peabki kohe kogu sideme läbi lõikama? Mina ise olen alati mõelnud, et okei, suhtleme vähem, aga võib-olla kunagi, kui mõlemal on rohkem aega, leiame jälle tee üksteiseni. Miks peab see lõppema nii, et justkui jätad sõbranna oma elust täiesti välja? Loodan, et jutt oli arusaadav ja pole liiga igav. Tõesti tahaks kellegi arvamust sellel teemal. Päikest teie maha jätud sõbranna. Ma ei tea, ma ise mõtlen nagu ka, et ma arvan, et siin peab ikkagi midagi muud taga olema, et äkki keegi tuttav rääkis midagi, et sa oled midagi rääkinud või öelnud või arvanud, sest et lambist. Kui te pole 10 aastat nagu polegi nii tihedalt suhelt, siis ma ei kujuta küll ette, et ma mingi vanale tuttavale, kellega me pole nagu väga pikalt rääkinud, et kirjutaks mulle midagi, siis ma oleks mingi, palun ära, kirjuta mulle enam. Aga võib-olla oligi nagu see, et vaata ta oli rase, et ta oli nii väsinud ja siis ta oli mingi, tead, ma ei viitsi kõigiga enam kokku saada, ma tahan magada. No, ma mäletan seda rasedusväsimust. Siis ta oli mingi, tead, miks ma hoian kedagi nagu, et oma
sõprusjoonel, kui ma tegelikult ei viitsi temaga hängida. Ma nagu nii väsinud, mul jääb aega vähemaks. See on ka variant näiteks. Selles suhtes, et sa võib-olla teinud midagi. Nõme kiri, mida saada, ma kujutan ette, ma oleks ka mingi what the fuck. Aga teisalt nagu kas... kui ta nagu nii eriti suhelnud, kas sa tahaksid taga nüüd hullud suhelda, kui sa tead, et ta AI-ga sulle kirja valmis vormib. Aga no see, et ta seda AI-ga tegi, see nüüd ka mingi suur... Ma olen ka AI-ga. Ja, et ma arvan, enamus, mulle tundub, et enamus inimesi kasutavad kogu aeg AI-d. No mina, sest et vaata, ma ei oska kuidagi kellegile, ma ei taha nagu mingi rünnata või öelda nagu halvasti, siis ma lasen, ma kirjutan teksti valmis ja siis ma lasen AI-l nagu, et pane, et see oleks nii ründav või et pane, et see oleks niuke neutraalsem veits, vaata. See üks päev mul oli ka, saatsin lasteaeda AI-ga, siis ma tundsin, ma panin emotsiooni pealt, vaata. Ja siis ma olin mingi toota, et ma ei sõimaks seal kõiki. Mis sa kirjutasid siis? Ühesõnaga, Kelanil oli eelmine nädal oli lasteaias, oli see mingi, läksid lasteaiaga loomaaeda ja siis pidi varem viima, et muidu ma viin teda mingi 9:30, et sõltub ta hommikusööki, lihtsalt ei söö, talle ei meeldi mingi magu, talle meeldib puttur asju süüa, siis ma teda hommikusööksi viima, viin teda peale hommikusööki. Aga siis ma pidin teda varem viima ja, aga kuna viin teda hiljem, siis ma tavaliselt, kui on ilusad ilmad, ma lähen talle kella 5:30 järgi, et enne 6 läheb see 17:45 hakkab see järelrühm või see, mis see on, on ju. Ja, aga noh, siis mul on taas ka mingi, kas mul on mingi koosolek või mingid asjad, et ma ei, et kui ma saan, ma olen alati mingi 4 järgi, aga kui mul on nagu suvi on ja ei ole üldse nagu kiiret kuskile, nad nagu nii õues mängivad, et siis ma olen 5:30, on ju. Ja siis ma läksin talle ka üks päev järgi mingi 5:30 ja siis järgmine päev lähen 4 järgi ja siis mingi asendusõpetajalt, see mitte tema õpetaja, mingi asendusõpetaja mingi. Ei noh, tore, et sa täna kella 4 järgi tuled umbes, et eile ta ikka nuttis siin, et tahab emmet vaata. Siis ma olin mingi, et noh, tore, et ma tulin või nagu mida sa tahad vaata, aga ma ei hakka paukuma, tal mingi vanem naisterahvas ka vaata, ma ei viitsi. Ma olen kohe selline, et kui keegi nagu lõpetajatest või näed, et mulle halvasti ütleb, mina ei hakka nendega vaidlema. Kohe direktorile, ma panin kohe sellele juhtkonnale kiri. Ma olen mingi fuck that shit, mida te paugute? Aga siis ma olin ka nagu emotsiooni pealt, et ei tule, ütle mulle, kuna ma oma lapse järgi tulen, ma ei tule üldse, kui ma taha vaata. Okei, mitte päris niimoodi, aga ma kirjutasin selle teksti valmis, ma panin ChatGPT'sse, et nagu panes, et see oleks nii ründav. Ja tegelikult see oli palju parem kiri kui see, mis mina panin. Ja kõik keegi perse vaata, te ei ütle mulle midagi. Et selles mõttes, et nagu see oligi natuke teistsugune päev, et nad läksid varem, nad olid terve päev seal loomaaias, ta oligi väsinud võib-olla õhtu lõpus. Et nagu, noh, selles mõttes ilm oli ilus, ma lähen nagu, ma läksingi 5:30 järgi. Ja, aga lasteajal on põhjusega ju alguse ja lõpuaeg. See nagu, osadel inimestel lõpebki töö alles mingi kell 5 jõuavadki 5:30. Täpselt ja nagu, et nagu see, et ta ühe korra nüüd natuke, sest muidu ta on alati nagu väga happy ja chill, et nüüd ühe korra nagu oli päeva lõpus kurb, sest ta oligi võib-olla üle väsinud ja mis iganes, et siis sa ei pea mulle nagu, vaata nagu ta ei tulnud nagu ülbelt ütlema, kas hääletoon vaata, et see kuidagi nagu mingi... Aga mis sulle vastati? Nüüd eile öösel kell 10 sain vastuse lõpuks, ma saatsin reedel selle siis või jah, reedel ma läksin järgi kell 4. Täna on esmaspäev või? Täna on teisipäev. Nii, tere. Täna me teid, et andsite meile oma kogemuse ja tunded teada. Ma arvan, et ta vist saatis selle ChatGPT's. Mõistan teie muret ning seda, et õpetaja poolt öeldud kommentaar võis mõjuda hinnangulisena. Kindlasti ei ole meie eesmärk panna lapsevanemaid tundma, et nende valikud või võimalusi hinnatakse. Väärtustame koostööd peredega ning peame oluliseks toetavat lugupidavat ja hinnangute vaba suhtlust. Usun, et õpetaja soovis oma tähelepanekut jagada heast tahtest ja lapse heaolu silmas pidades. Samas mõistan, et sõnastus võis tekitada ebamugavust ning jätta soovimatu mulje. Edastan teie tagasiside õpetajale ning arutame meeskonnaga üle, kuidas selliseid tähelepanekuid lapsevanematele tundlikult ja toetavalt edasi anda. Lihtsalt see on mingi nagu asendusõpetaja ka või nagu, et meie päris õpetaja on haiguslehel praegu veits pikemalt olnud, et siis nagu ma saan aru, et ta ei ole nagu ja vaata üks päev tuli ka mingi, noh Kelanile meeldib nagu veits nagu inglise keeles rääkida, me teame seda, aga ta räägib eesti keeles ka, siis ta oli mingi, mis keeles ma temaga rääkima pean, ma olin mingi, et sa võid taga eesti keeles rääkida, aga ta vastab inglise keeles, ma ütlesin, no jah, et ta nagu, ta saab sust aru, et tegelikult noh, ta lihtsalt vastab inglise keeles, aga ta saab aru. Okei, sest tegelikult seal rühmas on veel nagu ingliskeelseid lapsi, et seal on 2 mustanahalist last veel, üks on tüdruk, üks poiss on. Ja siis mustanahaline tüdruk iga kord, kui ma lähen Kelani järgi, siis ta on mingi mami, siis tuleb ka ta minuga kaasa tulla kogu aeg. Ja siis õpetaja mingi, see ei ole sinu mami. Siis ma olen mingi, et me kõik mustanahalised ei ole ühesugused. You should know, girl. That's racist. That's racist.
aga jah, selles mõttes, et seal on nagu rühmas veel nagu ingliskeelseid lapsi ja venekeelseid lapsi, et tegelikult see on väga nagu multirühm, aga ma ütlesin, et eesti keeles rääkida, et ma tean, et ta ongi nagu asendusõpetaja, aga ta võiks juba ära minna, sest ma tahan, et meie õpetaja tagasi tuleks, ta on hästi normaalne, hästi tore. Kuidagi nagu lihtsalt, et nagu ärge nagu selles mõttes, et tulin veits hiljem järgi, no nuttis, no lapsed nutavad, no saa üle või nagu ma ei tea. Jah, ma ise ka nutan kogu aeg, so what. Teased. Et jah, et niuke jah, et ma ei tea, kuidas me sinna jõudsime, aga jah, AI-d, ühesõnaga AI-ga saatsin selle kirja. Nojah. Võtame järgmise kirja. Kas ma olen Delulu või mul on kaudseltki õigus? Hei Kristina Malju, pikk kirja, aga vajan teiepoolset arvamust. Nii uskumatu, kui see aga poleks, lugesin ma täna läbi Malju raamatu, samal ajal pidades vestlust oma mehega. Eksmehega küsimärk. Juhtunu kohta, mis toimus mõned nädalad tagasi. Meeldetuletuseks endiselt kipsis pöidla luu ja ma olen tegelikult väga segaduses. Sellepärast otsustasin kirjutada meie loo. Olime koos 9 aastat. Esimesest päevast peale olen kuulnud kiitusi kõigilt, tubli mees, hea isa, suurepärane sportlane, kõike mida võib unistada. Ja ta oligi. Aga kodus oli ta lubaduste murdja. Keegi, kes ei tahtnud pere ees seista, tema perepoolne terror, mis kestis aastaid. Ema ütles, et tehku abort, vaikus. Õde ütles, et minge lahku, vaikus. Vend, kes ütles, et ma olen talle tussi pähe tõmmanud, vaikus. Isa, kes jõi aastaid, luuras akende taga, võttis lastelt mänguasju, et näha, mis nad teevad, vaikus. Neid asju on nii palju. Sounds like a catch. Ei, reaalselt. Otsustasin, et teen sellele suhtele lõppu. Tema proovis asju lahendada. Ütlesin, et vajan aega. Istus öösiti mu voodi kõrval, lubas järjekordselt muutuda. Siis sõitis ta tööreisile teise maailma otsa. Tagasi tulles oli ta täiesti teistsugune, kontrolliv, helistas, kirjutas, ei jätnud mind sekundiski üksi, otsustasin ööbides sõbranna pool, kojudes blokeeris ukse, süüdistas ja ütles, et mul pole võimalik sellest suhtest lahkuda, ei lasknud mul isegi vannitoust sulgeda. Nädal hiljem sõitsime sünnipäevale, kaasas meie ühine aastane laps. Peale mõnda jooki hakkas ta kõigile meie suhet lahkama, enamus olid võõrad inimesed. Ainult minu üks sõbranna, kelle mees aastaid meeldinud on. Ta ise on abielus. Võtsime seda alati pigem naljaga. Vahepeal oli igasuguseid nõmedaid ütlemisi ja hetki. Ütlesin, et lähen helistan õele, et kahekesi blokeerisid mu ukse ja sõbranna võttis ära mu telefoni. Laps magas eraldi toas. Sain kuidagi välja ja otsustasin otsida inimese, kes mulle telefoni laenaks, et saaksin õe endale järele kutsuda. Sõbranna üritas mind autosse suruda. Mis siin toimub siin kirjas? Sõbranna üritas mind autosse suruda, kukkusin ja sain käele haiget, murtud pöidlaluu. Karjus veel, et külmu surnuks. Mees ei teinud midagi. Lõpuks sain telefoni tingimusele, et istun autosse. Helistasin õele, pakkisin enda ja lapse asjad, et minna koju. Sõbranna jagas veel oma arvamust, et tal on siit tema, et oma lapsega tahan ära minna. Järgmisel päeval sain teada, et mees oli helistanud, kirjutanud paljudele meile tuttavatele ja sõpradele ja oma emale, et ma keerasin ära ja tõmbasin lapsega koju, ilma ühegi selgituseta. Ise läksin lapsega õe juurde. Pool nädalat hiljem saime normaalselt rääkida. Ta tunnistas, et ta ei mäleta olukorda nii ja ta flipis ära. Ja et ta saab oma veast aru, aga ütleb, et ta ei kavatse enam kunagi nii käituda. Olemata Lulu, eriti irooniline on see, et ta tõi Malju raamatu mulle ise täna ära. Samas selle lugemine oli kindlus, et inimesed ei muutu. Sõbranna aga igal pool lugu, et olen valelik ja tema pole minuga nii käitunud. Ma pole oma versiooni veel kellegile peale oma mehe ja õe jaganud. Selle looga kaasnes tegelikult veel palju detaile, aga tõesti taha seda kirja veel pikemaks ajada. Palun ära suhtle selle mehega. Nagu, mul ei ole midagi muud öelda. Sa näed ju ise ka, kui ta on tegelikult, mitte kunagi ta pole sinu eest välja astunud, laseb sind kohelda, kuidas iganes ja nagu näha, jookis peaga. Pärast ütleb, oi sorry, ma ei mäletanud. Jah, ma flippisin. Lased mingil, sõbranna on sul ka muidugi mega, vaata, lükkab su ümber ja murrab su pöidla. Siis räägib veel, et ta on haige inimene. No vaata, kui ta ütleb, et talle endale meeldib see mees, siis võib-olla tundiski, et nii äge, vaata, nüüd me vanad olete. Tõesti. Ei, nagu ma saan aru, et see on su lapse isa, ilmselt sa pead taga aga nagu suhtes sa ei peaks kindlasti. Sa pead mingi raamatut jagama, et nagu võib-olla ta tahtis anda, et näe vaata, et sa oled selline, aga las ta saab ise aru, et sina eemal, sa pead talle midagi tõestama või selgeks tegema. See on juba 9 aastat, mulle tundub raisanud sellele, sa ei tundu väga õnnelik, nii et lettet mängu. Ja, et sul on uus mees, tegele temaga ja ära pane oma energiat üldse mingile hullule. Nii. No nii, hei, please tehke seda podcasti nii kaua, kui teil eluaim sees on.
By the way, olen seesama, kes kirjutas teile mingi aasta aega tagasi ja seksi suhtes ei olnud, sest mehe jaoks oli see igav, kuna ta käis vallalisena svingerdamas ja jumal teab, mis asju seal proovimas. Ma mäletan seda kirja. Mina kaalusin ka sinna svingerite peole minemist, aga no ei, mina oma meest ei jaga. Käisime seksterapisti seksuoloogi juures. Seksuoloog. Nii umbes aasta tagasi ja nüüd on meie sekselu täitsa hea. Aga alustan siis tänase piinliku seigaga. Täna ilus laupäeva hommik, mõnus laisk voodis vedelemine, veits keppi ja keeksi kah. Nagu alati lõpetab mees mu sisse. Olen pillidel ja mingid pH-d see mul sassi ei löö. Natuke kaisutamist ja läksin vetsu. Panen endale alati mingi paar salfakat peale seksi sinna alla, et kreemikook välja ei valguks. Nüüd siin kirjutades ei teagi täpselt miks, sest linad lähevad nagu nii pessu ja midagi seal nagu nii päästa pole. No vahet pole. Võtan need salfakad ja olen juba valmis neid peltast alla laskma, kui tunnen seda jubedamat kammi haisu. Tegin vetsus oksele hakkamise häält, for real, sa hais ajas käegima. Muidu siis magamistoast hüüab, mis juhtus? Mina täiest kõrjast karjun. The smell of your cum. Siis kuulen naabreid õues rääkimas, põhimõtteliselt meie vetsuakna all. Valgus tuleb läbi, aga sisse ja välja nad ei näe. Ma olen kindel, et nad kuulsid. Issand kui piinlik. Elan Aussis ja meil pole topeltakna klaase nagu Eestis. Kui mina kuulsin neid tavahäälega rääkimas, kuulsid nad minu valjukarjumist 100%. Mõtlen juba ette, et kui neid naabreid näen, siis tahaks Homeri moodi põõsasse kaduda. Mis muidu teie reaktsioon oleks, kui te midagi sellist kuuleksite oma naabri käest? Pillekepp. Ühesõnaga, ma ei tea, ma arvan, minu esimene arvamus oleks, et sa hüüad kellegile midagi nagu funit või nagu, ma ei arvaks, et te päriselt räägite kammist. Või ma lihtsalt naeraks, no mis ma ikka teeks? Pigem naljakas. Naljakas asi, mida kuulda. Endal ma tean, et võib Mark olla selles hetkes, vaata, et sa näed, et kõik kuuleb, mis sa hüüad, vaata, aga mina ei mõtleks selle peale, võib-olla korraks naeraks ja läheks edasi. Ma arvan ka. Ma saan aru, kui sa täpselt oleks mingid detailidesse langenud, et oh my god, su jobi haiseb nii kohutavalt, I will murder myself. No siis jah, aga lihtsalt sa ütled. The smell of her come, siis ma ei tea. Võib-olla nad mõtled. Jaa. Kuule, aga paneme pillid kotti ja. Kuule jah, oli tore episood. Sai siin räägitud, mis me teinud. Nõuanda ja. Jah, nõuanda ja palju kirju ette loetud ja 5 abiks ikka, ärge virisega. Järgmine episood tuleb juba 6. Võib-olla 7, never knows. Või 5 ka. Või 4. Või ei loegi. Või ei teegi järgmist episoodi. Aga keegi ütles, et nad tahaks veel uut podcasti, kus me lihtsalt räägime enda asjadest, vaata. Et nagu teil ei ole kunagi Cannot get enough of us. Me ei jäppime. Seda mõttegi, me olekski selline podcast, istume, tuleme räägime asjadest. Aga me saaks selle tehtud, kui meil juba praegu oleks pool tundi lihtsalt. No jumal, ma ütlen, muidugi saaks. Muidugi saaks. Kuule, aga oli tore ja näeme järgmisel nädalal ja olge tublid. Bye, tšau.